Äsja on lõppenud kõige rahvarohkem näitluse avamine, mida minu silmad silmail näinud on tänu Paide kunstikoolile. Õpetaja ja ise kunstnik Sorge on siin selleks, et rääkida, mida me seinte peal näeme või vähemalt oma emotsiooni, sest ma alustan sellest, et miks sul lillekimp peos on? No, lillekimp mulle, see tuli Paide linna üks preemia tuli. Või tähendab, et pandi tähele ja siis kuidagi, või ma ei oska seda öelda isegi. Õpetamise töö eest. Need asjad tulevad kõik nii ootamatult, et teevad kohmetuks alati. Ma usun, et mitte ainult mind, aga kõiki teisi ka. Aga parem vaataks neid töid siin. Vaatame. Et siin on niisugune, näiteks niisugune tööde rida, mis koostab siin 5 tööst. Nii, ja siis hakkab nagu elu pihta. Ühest otsast tulevad niimoodi asjad, klotsid. See on nüüd meil üks niisugune Erik Rask, hästi tubli poist on lõpetanud ja ta ongi jäänud niisuguste abstraktsete tööde peale, aga tegelikult, mida see töö tal päriselt kujutab, see on, kuna ta õpib Säreveres, siis on seal see lavamajandus. Ja kuidas need asju tõstetakse, kuidas need asjad liiguvad majade vahel, kus on mingid ühed või teised asjad. Ja niimoodi ta kujutab seda ette. Järgmine töö on Riki Põder. Tema lõpetas eelmine aasta, aga ta käib praegu ka. Aga see on siis üksik niisugune kapuutsiga jope, mis lihtsalt ripub. Lihtne asi, hästi lihtne. Nii, edasi tuleb Laura Koopma, temal on nüüd see kaanetüdruk sellel näitusel siin ja plakati peal ka väljas. Ja siis on need nagu helilained ja see karjatus, mis siis ütleme noor puberteetlik või... Norramaa tuleb meelde klassikast millegi pärast, Edvard Munch ju kuidagi. Jah, aga see karjatus on hoopis teissugune kui Munchil ja see on hoopis nagu kolmandat moodi, see on niisugune tore roosiline kittel seljas ja tuleb niisugune peenike karjatus. Mind väga huvitaks, kui Edvard Munch oleks seda tööd näinud ja siis tal palutud selle mõju ajal oma karje ringi teha, see oleks väga ägeda asja seal. Ma ei usu, Munch oli nii tagasihoidlik inimene, et ta poleks midagi ümber teinud. Ta poleks julgenud. Ta poleks võib-olla julgenud või nii edasi. Nii, ja nüüd me vaatame seda edasi Kermo Kullamaa tuli nüüd täiskasvanud ja siis temal meeldib mere rahulik loksumine, on üleval veel majakaid ja purjekaid ja siis ta on ka eri nurkadest teinud ja siis see töö tundus, et siia. Nii, lõppeks on siis Kersti Laostau, kes on huvitav naisterahvas, kes on teinud niisuguse mõnusa suitsetava vanamehe siia ja nüüd vaatame seda tervikut kokku. Tervik kokku tuleb nüüd sedasi. See on siis nagu elu. Ühelt poolt tuleb noorus peale, teiselt poolt tuleb vanadus. Ja siis keskpaik käib niisugune tugev raks. Ja see on nagu lavastus. See on nagu teistmoodi lavastus piltidega. Ja see on ütleme piltide kokkupanemised moment on samad moodi nagu nagu ka pildi tegemine. Sest ime lihtne on ju panna, eks ole, kui sa paneks meetriliselt kõik ilusti asjad kokku, on alati kindla peale minek. Ja siis, aga kui sa proovid veel lavastada, siis on saad nagu grammi võrra edasi need asju vaadata. Ja see ongi toreda. Ma tahaks sinu käest küsida kommentaari veel ühele pildile. Ma leidsin ühe pildi pealt, mulle tundub, ühe poliitiku leidsin üles. Poliitik? Oi, ma ei oska seda. Kus see Tatjana oli siin samast, vastaks sulle? No mina näen selle pildi peal küll Tatjana abikaasat väga kergesti ära. Mis hinnangu sa tegemist on inimesega, kes oma kunstiannet hakkas ta rakendama mitte esimeses nooruses? No ega siin paljud inimesed rakendavad oma kunstiarendus mitte esimeses nooruses. Et see on kõik võimalik, loomingus on see võimalik ja minu meelest on see väga tore. Kui sa vaatad nüüd sinna tahapoole, seal on veel Tatjana töö. Need on väga nooruslikud. Ma ei võiks rääkida sellest, et tema juures käib. Et siin vaatad, kuidas on, kust Tatjana on? Läks suure kiiruga. Nii, autori käest me küsida ei saa.
jah, et siin on ju tegelikult see lõbustus, et kui pilti tuleb ikka huumor sisse, tead, siis see pilt läheb veel hästi heaks. Millegipärast annab see ka sedasi küpses eas kunstiharrastusele nagu teistsuguse mõõtme, see on ikkagi olnud moes, et kui aeg hakkab rohkem üle jääma, siis midagi tehakse, aga enamasti tehakse midagi väga klassikaliks, mingisugust loodust ja mingit sellist asja, aga see on lausa teismelise teema ja nii sealt. Eks ta on teinud looduseid ja pilte ja pilt on inimesed on ta minu meelest terve elu teinud. No nii, aga Sorge, suur tänu sulle selle väikese ülevaate, see on väga väike ülevaade, sellepärast, et tegelikult terve maja pilte täis. No ega need on ikka kõikide õpetajate ja kõikide tegilaste omad. See Kati on seal, Kati töö on näed siin päeval ilmselt libitada. Tule räägi sellest ka mõni sõna. Hästi tore töö, siin on jällegi see kaasaegne moment tekib sisse, nagu seal eelmisel tööl tekivad need säravad toonid. Sellel tegelikult nende kiirgavate kontrastsete toonidega, sellel on oma nimetus, mul ei tule praegu see meelde, seda peab pärast vaatama. Aga ütleme see Kati teeb kogu aeg sükste toonidega terve kõik see aeg, kui ta siin on olnud, siis tal on kõik need süksed tohutud, tugevad, intensiivsed siuksed neoonvärvid, ta lööb selle neooniks nagu kokku. Nad ei ole neoonid otseselt, aga ta lööb selle kontrastidega neoonid. Ma küsin su käest ühe noriva küsimuse ka, et kui korraldatakse mingit järjekordset sellist näitust Tallinnas või Pärnus sellises kunstimekas, kuhu siis ka veel mitte tuntud autoreid võetakse, kas sina näiteks leiaksid siit maja pealt mõne pildi, mida soovitada sellise näituse korraldajale, tulge võtke siit see kaasa. Siin piisab ka jah, ei vastusest ja ei on ka hea vastus. Siin on, tähendab, et ma usun, et siin on tegelikult siukstele kohtadele, kus näitusi teha, Tallinnas, Tartus, ütleme liitu, siis peab ikka olema väga palju soovitajaid, sinna ei võetagi teisi vastu. See on võimatu, aga siin on niivõrd palju potentsiaali praktiliselt, et kes vähegi natuke liigutada tahab, et ma usun, et on võimalik sinna kunstnikeliitu astuda, on võimalik maalinäituste avamisel teha, on võimalik välismaal teha. Siin on, ma olen sellest täitsa veendunud.